kaardivaade on 3D, põhi üleval, suund üleval. Meie paneme 3D. Kaardi koha pealt rääkides veel siis sellel seadmel on ka ainukesena 3700 seeriast peal 3D majad. Kohe teile näitan. Siit meie Tallinna kesklinnas peaks mõni neist siit olema. Nii, nagu näete, Toompea ilusti peal siin. Estonia ilusti peal, Draamateater. Nii et mõningased majad, mis on 3D-s pandud. Ja sellel seerial veel on huvitav selline asi nagu maastikuvaade, ehk siis näidatakse reljeefselt. Selleks, et seda teile näidata, meil kahjuks siin suuri mäges ei ole, liigume siia näiteks Norra poole. Nii, kasutan praegu multitouchi, et sellest ka saaksite ülevaate. Nii, pilt nagu pilt ikka, aga kui nüüd panna 3D, siis näete, et on ilusti aru saada, kas sõidate mägedes või sõidate tavalisel teel. Selline huvitav funktsioon veel. Nii, kui nüüd, mis meil veel rääkida on, jalakäija režiim on. Siit saab nii-öelda uus asi on jälle kõndimise piiramine. Ehk siis kui teekonda teha, et näiteks, et kõndimise osa oleks vähem kui ja nii edasi saab ise siit määrata. Ühistransport. Ühistranspordi jaoks üldiselt tuleb osta eraldi City Explorer kaarte ja neid saab otse Karmin Commist osta. Bluetoothi alt on näha telefoniraamat, huvipunktidele saab helistada, saab lihtsalt numbri sisse lüüa, telefoni olekut vaadata, kui on kodu number määratud, siis koju helistada ja kõnede ajalugu vaadata. Nii, liigume järgmise asja peale. Kus ma olen, on siis vana hea funktsioon, mis näitab ära siis lähimad näiteks haiglad, politseijaoskonnad, tanklad, näitab ära koordinaadid, kõrguse merepinnast. Ja reisiplaneerija on ka võib-olla eelnevatelt nüvidelt tuttav, et siis saab, mul on ka tehtud siin näiteks üks reis valmis, siit näeb kohe ära, 1, 2, 3, kaardi peal, mitme vahepunktiga teekond loodud. Samuti on mul võimalus seda muuta, siit näete erinevaid valikud, näiteks paneme järjekorra optimeerimine. Nüüd siis, kui mul on näiteks sisestatud mitu punkti, siis GPS teeb kõige mõistlikuma teekonna. Ja loomulikult saan ma ise ka neid automaatselt muuta. Nii et üpris hea omadus, kui on plaanis pikem reis ja tahate külastada erinevaid punkte, mitte lihtsalt sõita punktist A punkti B, vaid punktist A punkti B punkti C ja nii edasi. Maailmakell, saate vaadata erinevaid aegu ja siin jooksevad ka sekundid, mida mujal seadetes ei ole näha. Siit on ilusti näha, kus on praegu, kus on öö, kus on päev. Meil on veel olemas siin äratuskell. Äratuskell on siis ka uus funktsioon, mida teistel nüvidel ei ole. Kalkulaator, nii nagu ikka.
ja ühikute teisendaja. Siin on siis hästi palju igasuguseid võimalusi, mida siis teisendada, kas eurosi või ükstaskõik mida. Nii, lähme siis kuhu. Siin nagu ikka aadressi leidmine, huvipunktide leidmine, kõik võimalikud siis hiljuti leitud, see on siis lühikene nimekiri, mida hiljuti otsisite. No näiteks otsime siit ühe huvipunkti ja saame sinna kohe minna. Peal klikkides näeb ka ära, et kaugele jääb, palju kütust võiks minna, palju aega, nii edasi. Nii, lemmikud, siia saab siis salvestada oma punkte. Parkimine, ristmikud, linnade alt leiab siis igasugused külad ja muud asjad ülesse, asulad. Koordinaate saab sisestada. Saame ka muuta vormingut. Nii, nüüd näete, et on ka peata ja ümbersõit aktiivseks läinud nupud. Nii, saabumine. Ja nüüd meil on palju rohkem valikuid, mida siia infokasti panna, näiteks vahemaa sihtkohani. Kiiruse nupule vajutades näeb siis liikumissuunda, kiirust, läbitud teekonda ja kõiki neid andmeid, mis siin siis on näha. Liikumise aeg, maksimaalne kiirus, peatatud aeg, koondaeg, nii edasi. Mis veel uut sellel seadmel on see, et on olemas reis A ja reis B, nii nagu autol on tavaliselt, on pardakompuutril on olemas kaks reisi, mida saab siis nullida ja siit saabki nullida nii kas ühte või teist läbisõitu. Kaarti siis saab nagu ikka suurendada, vähendada. Lisaks siis toimib nii-öelda multitouch ehk siis kahe näpuga zoomimine. Nii nagu Nüvi 765D mudelilt tuntud nii-öelda 3D vaatesse panek. Nii, no näiteks panime siia nüüd erinevad lisaandmeväljad. No ütleme, et mugavam on kasutada mõnikord jah, kui on vaja, et näidatakse rohkem andmeid korraga. Et kui me ka keerame GPS-i, siis on ka meil olemas siin lisaandmed ilusti. Asukohtade salvestamine, vajutate peale. See on põhimõtteliselt seesama, kus ma olen, funktsioon. Saate salvestada asukoha. Salvestatud lemmikutesse ja saate selle hiljem siis vabalt valida siit. No, kokkuvõtlikult võib öelda, et lisaks kaardil siis saab teekonda vaadata. Nii et see on samuti saab erinevaid sõidukeid valida, noh nagu ikka, see on ka tuntud vanematelt Nüvi seeriatelt. Ja meie lehelt saab ka neid alla laadida, seal on hästi lai valik erinevaid lõbusaid sõidukeid. Reisipäevikust juba rääkisime, see on siis jäljelogi, mida saab kaardil vaadata, ja läheduspunktid. Meie salvestame ka oma seadmetes Eesti kiiruskaamerad ja täiendame neid pidevalt. Saate valida heli, millist heli välja annab. Keelevalikus siis ka klaviatuuri paigutus, kas nii-öelda arvuti klaviatuuri paigutus või ABCD ehk siis
ütleks nii, et on suuremad tähed